Enne kosmoseteaduse väljaarendamist pidasid mõned inimesed piiblit mütoloogiaks. Tänapäeval aga tõestab teadus, et piibel on tõene. 3500 aastat tagasi oli pronksiaegne arusaam universumist kaugel tõelusest. Muistsed indiaanlased uskusid, et pühad loomad toetavad maad. Muistsed sumerid arvasid, et kosmos on lame. Inimesed ei osanud isegi ette kujutada, et maa hõljub kosmoses. Kuid Hiobi raamatus, mis kirjutati 3500 aastat tagasi pronksiajal, olid juba kirja pandud tänapäevase astronoomia alased teadmised. Ta riputab maa ei millegi kohale. Piibel kujutab maad nii, nagu oleks see satelliidilt pildi teinud. Hiobi raamat kirjutati 3500 aastat tagasi pronksiajal. Üllataval kombel olid tänapäevase astronoomia teadmised pronksiajal kirjutatud Hiobi raamatusse. Tänapäeval on üldtuntud tõsiasi, et maa hõljub kosmoses. Aga kas see oli üldteada ka pronksiajal? (1687) avastas Isaac Newton universaalse gravitatsiooniseaduse ja tõestas, et maa hõljub kosmoses. Kuni selle ajani ei uskunud inimesed, et maakera ripub ei millegi kohal, need sõnad olid juba piiblis kirjas. Kuid teaduse arenedes tõestati, et piibli andmed on tõesed. Kolm 3000 aastat tagasi on piiblis kirja pandud ka päikese pöörlemine. Ja tema tuleb välja nagu peig oma kambrist, ta on rõõmus nagu kangelane jooksmas oma rada. Taeva äärel on ta lähtekoht ja selle teisel äärel on ta pöördepunkt. Kuid alles 20. sajandil avastas inimkond, et päike pöörleb ümber galaktika keskme. Bertil Lindblad tõestas, et päike pöörleb kiirusega umbes 250 kilomeetrit sekundis. On tõestatud, et piibli ülestähendused päikese pöörlemise kohta on õiged. Kolm 3500 aastat tagasi kirjeldas piibel õigesti maa sisemust. Maast kasvab leib, aga maa sügavused pööratakse tulega pahupidi. See on maateaduse põhiteadmine, et maapinna all, kus me seisame, on põleva vedela magmakihid. Kuid enne 19. sajandit pidasid inimesed Jumala sõnu, et maa sees on tuli, mõttetuks. See tuleneb sellest, et maa sisemine struktuur avastati alles 20. sajandil. Teaduse arengu kaudu on tõestatud, et piibel on tõene. 3500 aastat tagasi ei teadnud keegi veeringest. Kuid 3500 aastat tagasi kirjutatud piiblis on veeringkäik kirja pandud. Sest ta tõmbab veepiisad üles, need nõrguvad tema udust vihmaks, mida pilved kallavad ja tilgutavad paljude inimeste peale. Veetsüklis on 3 etappi: aurumine, kondenseerumine ja sademed. Miljonid tonnid vett aurustuvad jõgedest ja ookeanidest päikeseenergia abil. Kui need aurud kondenseeruvad, muutuvad need pilvedeks ja kui pilvedes olevad aurud põrkavad kokku ja muutuvad veepiiskadeks, siis saiab vihma.
Veeringkäik oli tundmatu kuni 16. ja 17. sajandini, mil Pierre Perrault ja Edmund Mariotte selle katsete abil avastasid. Ka teadus on tõestanud, et piibel on tõsi. Mõned ajaloo suurimad teadlased olid täiesti veendunud, et Jumal on olemas ja et piibel on tõene. Jumal, kes on hea, loi meie jaoks universumi korra. Koige ilusan päikese. Planeetide ja komeetide systeem sai tekkida ainult intelligentse ja voimsa olendi nauandest ja valitsusest ning teema, valitsuse toottu tuleb teda nimetada Issandaks Jumalaks. Teaduslikud avastused paljastavat universumi, mis sobib religioossete vaadetega. Seega on piibel tõene. See sisaldab teaduslike faktide ülestähendusi, mis avastati tänapäeval. Koige väeline on piisavalt toistanut oma suurust nii pyhakirjas kuin ka teaduses. Probleem ei ole Jumala puudujäägis, vaid pigem meie endi piiratuses. Me peame uskuma piiblit, sest see on ainus raamat, mis võib juhtida päästeni.